Teid on nii palju, meid on nii palju. Ja te kõik olete moel või teisel panustanud ühe nii ägeda ja nii vajaliku organisatsiooni töösse, nagu seda on Kodutütarde organisatsioon. Ja ma siiralt tänan teid kõiki selle eest. Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse. Nii ütleb meie paar kuud tagasi kinnitatud arengukavas sõnastatud visioon. See ei ole meie jaoks lihtsalt linnukese pärast kokku kirjutatud dokument. See on paljude inimeste, meie noorte ja meie noorte juhtide ja esmakordselt pea kõikide Kaitseliidu osapoolte ühine mõttepaber. Noorte hääle kuulamine ja sellega arvestamine on meie jaoks eesmärk omaette. Ning püüame leida üha uusi võimalusi, et noorte kaasamine otsustus- ja planeerimisprotsessi saaks alguse juba palju varem, ennem seda, kui tegevused nendeni jõuavad. Kodutütarde organisatsioonis saab kaitsta noorte magistritööd mõnel meie jaoks olulisel teemal. 9 aastat Tartus kodutütar olnud ning praegu 11. klassis õppiv kodutütar Kaisa uuris kodutütarde panustamise soovi riigikaitsesse Tartu ringkonna praeguste ja endiste liikmete näitel. Üks intervjueeritavatest ütles seal: ma leian, et kui ma võrdleksin tolleaegset 9. klassi iseennast ja kõiki oma klassiõdesid, kes ei olnud kodutütred, siis ma leiaksin, et minu maailmapilt oli ikka palju laiem ja palju avaram just tänu kodutütreks olemisele. Teine leidis tänu kodutütardele oma tulevase elukutse ja ütles nii, et selle organisatsiooni põhituum on see, et see andis mulle ülejäänud eluks mingi suuna kätte ja see on väga suur asi. Armastan Eestimaa küla, armastan Eestimaa linna, sellest et aru saada, mõnikord kaugele rända võin minna korraks ära sinna, et märgata, kui kallis on koht, kus elan, kes nii alles nägijaks saab. Võin minna korraks ära sinna, et märgata, kui kallis on koht, kus elan, kes nii alles nägijaks saab. Kas te tunnete kodutütarde põhimõtteid ja seadusi? Jah. Kas te olete valmis andma kodutütarde piduliku tõotuse? Jah. Tahan olla korralik ja aus. Tahan olla korralik ja aus. Armastada oma kodu ja isamaad. Armastada oma kodu ja isamaad. Aidata ligimest. Aidata ligimest. Jääda ustavaks. Jääda ustavaks. Kodutütarde põhimõtetele ja seadustele. Kodutütarde põhimõtetele ja seadustele. Meie, kes me oleme ametisse pandud siia, keskendume väga oma bürokraatiale ja oma sellisele õpitule ja oma, ütleme, kinnistunud põhimõtetele, kuid nii ei arenda organisatsiooni, mis koosneb vabatahtlikest. Ja vabatahtlikud on meil siin ju kõik, nii täiskasvanud kui ka lapsed. Selles mõttes, et on ju üks noorte kotkaste ja kodutütarde põhimõtetest on see, et vabale tahtele põhinev isamaaline kasvatus. Kuidas seda teha? See on nüüd see koht, kus ma pean teie ees mütsi maha võtma, noortejuhid, sest teie oskate seda paremini teha, kui mina seda oskaks ette kujutada. Kuidas leida tee nende noorte juurde, kuidas neid innustada, kuidas neid teha rõõmsameelseid ja tublisid tulevasi Eesti Vabariigi hoidjaid. See on suur töö ja keeruline töö, et müts maha teie ees.